Läheme edasi. Mart Helme on tänane 6. küsija ja küsitav või siis adressaat on peaminister Kristen Michal ja teemaks on julgeolek. Mart Helme, palun. No eelmise teema puhul ma ei rääkinud Palestiina riigi tunnustamisest. Ma rääkisin sellest, kuidas Eesti diplomaatia on selgelt valinud poole. See on Palestiina poole eelistamine ja toetamine ja sõnad võivad ju väita ühte, aga teod väidavad hoopis midagi muud, nii et eelmise teema juures. Aga see, mida ma soovin küsida nüüd Kristen Michalilt, on seotud tõepoolest julgeolekuga. Ja julgeoleku aspekt on siin antud juhul see, et meil on küsitluste kohaselt üle 40% inimesi, kes leiavad, et nad nagu on võõrandunud Eesti riigist ja ei näe Eesti riiki enam selle riigina, selle kohana, mis esindaks nende huve ja mis oleks see riik, mida nad on ka ise valmis toetama ja aktsepteerima sellisel kujul, nagu ta praegu eksisteerib. Ja mis on selle põhjuseks? Kui ma nüüd püüan omalt poolt neid põhjuseid leida, siis põhjuseks on muidugi see, et viimase 3,5 aasta jooksul on avalikkusele kogu aeg valetatud, alates sellest, et maksud ei tõuse, lõpetades sellega, et inimesi kaasatakse, olgu siis tegemist mingite sõjaväepolügoonidega või olgu tegemist mingite tuuleparkide, päikeseparkidega. Tegelikult inimestest sõidetakse kogu aeg üle, kohalikest inimestest, kohalike inimeste initsiatiividest sõidetakse üle. Nüüd me näeme, kuidas tahetakse ju hakata riigi eriplaneeringutega üle sõitma kohalike omavalitsuste õigusest detailplaneeringute ja muu selle osas. Ja kas te ei tunneta Stenbocki majas ja ministeeriumite majades, et see on meile väga tõsine julgeolekuoht, kui meie oma rahvas on pettunud oma valitsuses ja on pettunud oma riigis ja ütleb, et ta on võõrandunud ja see valitsus ei esinda Eesti rahva huve? Aitäh. Aitäh, hea küsija. Seda teemat on ka käsitletud, te ilmselt viitate Riigikantselei uuringule, mis on avalikkuses ka olnud. Ja vastab tõele, Eesti elaniku kuulustunne ühiskonda on vähenenud, eestlaste seas 12%, muust rahvusest elanike seas koguni 22%. Ja mitte-eestlastele lisaks on kuulustunne madalam ka madalama haridustasemega ja sissetulekuga inimeste hulgas. Ütleme nii, et eks neid põhjuseid võib otsida erinevaid. Teie tahate öelda, et valitsus on nii halb, valitsemissüsteem on halb, küllap jõuab teie valimistenigi kõige muuni. Mina arvan, et ega selle põhjus tõenäoliselt on ikkagi käimasolev sõda, mitte et see üksiti selgitaks, aga sellest tulnud ka regioonis olev ebakindlus ja majandussurutis, et meil ei ole mõtet üksteisele rääkida, et inimesed ei küsi sõja kohta, et nad ei muretse selle pärast, mis toimub ja kuidas Eestis ennast kindlalt saab tunda. Ja sellise mure vastu saab ikkagi sellega, et tuleb tagada nii julgeolek kui majanduses konkurentsivõime. Ja ütleks nii, et see uus valitsus, mis nüüd juba mõned kuud toimetab, minu hinnangul väga hästi toimetab selles suunas, et üle hulga aja on mul selline tunne, et meil on ikkagi selline võib-olla heas mõttes 90-ndate nii-öelda valitsus, mis tegutseb kiiresti ja õiges suunas, ilma tegevust aeglustamata. Et esiteks esimene otsus peaaegu, mida me tegime selleks, mis inimestele kindlustunnet peaks andma on, ja meile kõigile on kaitsekulutuste tõus 5%-ni ja see ei ole päris 350, nagu Kreisiraadio ütles, vaid miljardid sellesse, et Eestis oleks vajaminev tehnika, vajaminevad relvad, varustus, et sõbrad teaks meie peale loota ja vaenlane mitte torkida. Ja teine asi, mis toimib väga hästi, meil on käimas Eesti ajaloo suurim bürokraatia vähendamise programm koos Eesti riigi tippettevõtjatega. Mugavuse huvides, kui on soovi seda vaadata, siis valitsus.ee leheküljelt saab seda vaadata. Seal on kokku koondatud erinevad normid, aktid, bürokraatlikud tegevused, mida me oleme maha võtnud. Ma olen neid näiteid ka varem toonud, kuidas
Terviseamet peab otsima moppi, ämbrit ja kummikindeid Elroni rongist ja redelit peab kontrollima ja nii edasi. Ja juba sel nädalal on meil järgmised ettevõtjate ettepanekud valitsuses, mis puudutavad planeerimise lihtsustamist. Nii et kogu seda nagu pikka juttu proovides 3 minutisse suruda, et jah, kuulustunne on vähenenud, ilmselt selle põhjus on ebakindlus, sõda ja majandussurutis. Majanduse tunneli lõpus paistab valgus, tööstuses on kasv alanud. Nii et ma arvan, et lähiaastad kindlasti toovad ka paremaid uudiseid. Aitäh! Aitäh! Ja Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja no muidugi on häiriv ja seda on ka teiste ministrite suust ja ka varem teie suust kuulda olnud, et madalama haridustasemega inimesed nii ja naa ja kolmandat moodi. Teate, madalama haridustasemega inimesed on täpselt samuti Eesti rahvas nagu kõrgema haridustasemega inimesed. Siin ei ole võimalik vahet teha, et need on head Eesti inimesed ja nemad saavad asjast aru, aga need on halvad Eesti inimesed, nad ei saa asjast aru, nad on harimatud ja nende arvamusega me seetõttu eriti arvestama ei pea. Nii ei saa asju võtta. Riik on tervik, rahvas on tervik ja kõikide huvidega tuleb arvestada, olgu nad harimatud või mitte haritud või haritud. Aga ma tulen tagasi tänase infotunni esimeste küsimuste juurde ja kui ma vaatan neid reaktsioone, kuidas on põlema läinud sotsiaalmeedias inimesed seoses selle vangide lepinguga, mis on võrreldav täiesti prostitutsiooniga. Riik prostitueerib ennast, riik müüb ennast ja kusjuures müüb väga odavalt, väga peene rahaga. See ei ole tõsiselt võetav raha ja kui te väidate, et Rootsi riik maksab selle kinni, no teate, prostituut ka ostab kliendi rahast preservatiivid ja libestid ja muud vajalikud asjad, mis tal sellest tööst tarvis läheb. Et no, ma tõesti võrdlen seda prostitutsiooniga ja veel kõige odavama tänava prostituudiga, sest et kõrgklassi prostituut küsiks ikka rohkem raha. Et see on järjekordne näide sellest, kuidas te tuimalt panete siin meil Riigikogus vastates ja kuidas tuimalt valitsus jällegi avalikust arvamusest sõidab üle, rääkides mingisugust parlamentaarsest debatist. Küsimus ei ole parlamentaarsest debatist. Küsimus on selles, et te tahate Eestis vähendada turvalisust nende inimeste arvel, kes on kuskil väga võikaid kuritegusid korda saatnud. Ja jutt sellest, et nad vabanevad Rootsi, kui nad siin 10-15 aastat ära istuvad, ei mäleta keegi seda, et kunagi oli keegi Liisa Pakosta ja kunagi oli keegi Kristen Michal, kes ütles siin saalis, et ei, no mis te muretsete, nad vabanevad ju Rootsi. Ei ole niimoodi. Rootsi riik võib-olla laiutab käsi. Aga kujutate nüüd ette, te ütlete, et vangla on tühi ja riik ei pea tühja vanglat hoidma. Aga võib-olla meil tekib olukord, kus meil on vaja seda vanglat täita. Näiteks vahetub valitsus ja hakkab tänaseid korruptante trollide taha saatma. Ja paneb vangla täis. Aitäh, Mart Helme, teie aeg. Härra peaminister, palun. Poliitika on lühinägelik ja ka julgeoleku seisukohast mitut aspekti pidi võttes. Mart Helme. Aitäh. Vabandust, härra peaminister, et Mart Helme 40 sekundit üle. See käib teiste kolleegide arvelt. Meil on siin 10. küsija Varro Vooglaid. Me ei jõua temani, kui te küsite 40 sekundit üle. Et üritame natukenegi ikkagi sellest ajaraamist kinni pidada. Et härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Kõigepealt sotsioloogilistes küsitlustes olevate rühmituste nentimine kindlasti ei ole kellegi halvustamine, et see on lihtsalt, kuidas grupeeritakse ja see on Riigikantselei uuringus sellisel välja toodud. Et sellist katset siin võib-olla teie poolt ei olekski oodanud, kuidas te nendite sotsioloogilise grupi nimetamist halvustavana, et kui keegi ütleb 50 pluss mehed, siis see ei ole halvustamine, vaid tegelikult teadmine, et sinna gruppi kuuluvad 50 pluss mehed. Seda esiteks. Teiseks tunnistan ja hämmastun teie teadmised prostitutsiooni üksikasjadest ja kaubanduslikest ülevaadetest on hämmastavad. Ilmselt põhjalikud ja see on väga hariv teid alati kuulata, et see ülevaade oli pehmelt öeldes meeleolukas, olge tänatud. Nüüd, mis puudutab maksumuses, siis ma ei tea, kas te olite siin enne, vist olite, aga kui ma peaksin selle maksumuse kirjeldust tooma, siis loomulikult meil on tühi vangla, mille seismine nii või teisiti oleks kallim, meil oleks vähem sisejulgeolekus töötajaid ja kui meil on tulevikus vanglat vaja kasutada, oleks meie võimekus madalam ja Tartu piirkonnas oleks ka vähem töökohti, nii et hinna poolest tõepoolest Rootsi jah,
maksab kinni kõik välisvangidega seonduva. Ja hinnavõrdlusena ma olen toonud neid näiteid siin, aga toon veel, et Belgia Hollandile maksis 500 vanglakoha eest, nii et Belgia rentis Hollandist vanglakohti, Tilburgi vanglas 30 miljonit eurot aastas. See on siis vähem, kui Rootsi maksab Eestile. Norra maksis Hollandile 242 vanglakoha eest 25,5 miljonit eurot aastas. See on üsna samaväärne Eesti-Rootsi lepinguga. Ja see annab teile selle konteksti, kuidas Euroopa sees see maksumus on. Ja Rootsi maksab Eestile 300 koha eest aastas 30,6 miljonit eurot. Ja kui need kinnipeetavaid on üle 300, siis makstakse täiendavalt 8500 eurot kuus ühe kinnipeetava kohta. Jah, nii et siin on teile numbritele ülevaade ka. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Varro Vooglaid, palun. Jaa, suur tänu. No, ma tuleksin tagasi selle Riigikantselei poolt tellitud küsitluse tulemuste juurde, mida Mart Helme osutas oma algses küsimuses ja mida teiegi kommenteerisite. Aga ma ei saa päris täpselt aru, kust te võtsite need numbrid, et eestlaste seas on langenud see kuuluvustunne Eesti ühiskonda 12% ja muu rahvuse esindajate seas 22%. Ma ei näe isegi siin nagu lühiajalises plaanis sellist langust. Mina näen teistsuguseid numbreid. Ma näen, et lühiajalises plaanis on langenud 17% eestlaste seas ja muu rahvuse esindajate seas 5%. Aga teie vastus on selles mõttes ka huvitav, et kui teil on see uuring endal ees juhuslikult või kui te leiate selle kiiresti, siis te näete ka ju seda, et 2022. aasta lõpuga võrreldes, kus Reformierakond tuli võimule, on eestlaste seas, ja kuulake nüüd hoolega, see on tõesti tähelepanuväärne, minu jaoks oli see ka rabav, eestlaste seas on langenud kuuluvustunne Eesti ühiskonda 79%-lt 51%-le. Ja ma ei räägi siin kõikidest Eesti elanikest, ma räägin eestlastest, mis on ikkagi päris sünge, sellepärast, et kui te nüüd ütlete, et põhjuseks on Ukraina sõda, siis mulle tundub, et sõjaline olukord võiks pigem liita inimesi ja pigem suurendada kuuluvustunnet, ühtekuuluvustunnet. Aga me näeme mitte ainult vastupidist protsessi, vaid me näeme drastilist vastupidist protsessi 79%-lt 51%. Ja sellega seonduvalt ma mõtlesin ka teie käest küsida, et kas te äkki annaksite meile oma sellise tunnetuse ülevaate, et kuidas teie seda tõlgendate? Miks on sellest ajast saati, kui Reformierakond tuli võimule, langenud eestlaste seas kuuluvustunne Eesti ühiskonda 79%-lt 51%-le? Kas sellel võib olla midagi pistmist maksutõusudega? Kas sellel võib olla midagi pistmist abielu ümbermääratlemisega? Kas sellel võib olla midagi pistmist meie ebausaldusväärse valimissüsteemiga? Ja lõppkokkuvõttes, kas te arvate, et Rootsi vangide Eestisse vedamine süvendab seda probleemi või parandab? Aitäh! Aitäh! Jah, uuringut mul endal ees ei ole. Need numbrid, mida ma tsiteerisin, on mul sellest uuringust välja võtta, aga ma saan need alati üle kontrollida, pole küsimust. Ma siiski ütleks, et te unustate sellest loetelust jälle olulise ära, et põhiline, kui vaadata kõiki sotsioloogilisi küsitlusi, mis inimestele Eestis muret teeb ja kui inimestega vestelda, ei ole mitte e-valimiste süsteem, vaid ikkagi sõda. Kuidas lõpus sõda Ukrainas? Ja mul on väga kahju, et te seda ei märka, et see ebakindlust põhjustab ja samamoodi jääb teil märkamata, et kaitsekulutuste kasv on meile peale sunnitud valik, et Eesti püsiks ka tulevaste põlvede vältel. Meie kaitsekulutused kasvavad väga kiiresti, 3,5% peal, praegu järgmisel aastal 5,4% ja selleks on vaja ka meil kõigil maksurahana panustada. Maksusüsteem saab lihtsamaks, maksukoormus küll langeb, aga me võtame laenu juurde, et katta kaitsekulutused. Ja ma arvan, et selle kuuluvustunde koha pealt ma teie kolleegile juba kommenteerisin. Mina ise hindaks, et tõenäoliselt on selle põhjus sõda ja majanduslik surutis, mis on seotud ka sõjaga. Majanduslik olukord ju viimased paar aastat tegelikult on olnud, kuidas öelda, selline viletsususalma sarnane, tegelikult on majanduse kahanemises olnud ja nüüd eelmise aasta lõpus majandus pöördus kasvurajale. Statistiliselt esimest kvartalit näidati nulli lähedast, 0,3 miinuses või siis kui korrigeerida päevade arvu ja kõige muuga 0,1 plussis, ütleme nulli lähedasena. Ja selle põhjus eeskätt oli, tasub vaadata Aivar Sõerdi postitust, ta selle on lahtiselt võtnud näiteks, aga teised analüütikud samamoodi, et selle põhjus oli soe talv ja soe kevad, et meil kulus toasoojale ja energiale vähem, see tähendab
tähendab seda, et ka SKP kasv selle võrra jääb väiksemaks, selle mõju oli päris suur, 0,7. Nii et seda tasub vaadata. Ja kui te küsite poliitilise polariseerumise ja valeinfo kohta, siis mina arvan, et jah, see poliitiline polariseerumine, eriti selliste Kremli-meelsete narratiivide lemitamine, nagu Eestis mõned seda teevad, see kindlasti põhjustab ka inimeste võõrdumist avalikust võimust ja parlamendist. Nii et ma kutsun ka teid üles valeinfost hoiduma ja selle vastu aktiivselt võitlema. Aitäh! Suur tänu! Suur tänu, head kolleegid. Sellega ma lõpetan meie tänase 6. küsimuse käsitlemise.